Euroopa Komisjon ja Eesti riik on tellinud seni Konjunktuuriinstituudilt uuringuid, kus küsitakse ekspertidelt, ettevõtjatelt ja elanikelt, kuidas nad hindavad majanduse olukorda ja tuleviku väljavaateid. Majanduslanguse ajal on nende uuringute tulemused olnud pigem negatiivsed. See on tekitanud valitsuses rahulolematust. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on instituudi töö olnud ebaprofessionaalne. Oli ebaprofessionaalne selles, et muutes metoodikat ei andnud ta sellest teada, vaid õigustas. Ja selle leidsid umbes, ma arvan, aasta tagasi eksperdid üles, et miski on mäda. Et järsk jõnks allapoole kindlustunde siis indikaatoris käis, täpselt langes kokku siis Peeter Raudsepa tulekuga ja metoodika muutusega. Nüüd antakse uuringute tegemine Statistikaametile ja selle vahetuse vastu tundis huvi ka Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Anastasia Kovalenko-Kõlvart. Jürgen Ligi oli põhimõtteliselt väga pahane nende analüüsi tulemuste peale, kritiseeris neid ja nüüd me näeme, et uue hanke tulemusel ei teosta neid analüüse mitte Konjunktuuriinstituut, kes on teinud seda 30 aastat, vaid hakkab tegema Statistikaamet. Seejuures Statistikaametil pole andmestikku, pole see metoodikat välja töötatud, pole ka vastavat kogemust ja inimesi. Kõlvarti arvates tuli seda täna arutada komisjoni istungil, aga see jäi ära. Kuidas on võimalik, et täna korruptsioonivastasel erikomisjonil jätsid korraga ilmumata nii rahandusminister, nii Statistikaamet, aga ka Rahandusministeeriumi esindajad. Et tegelikult, kui toimub selline poliitiline mõjutamine, aga ka survestamine ministrite, poliitikute poolt, siis tegelikult see on väga suur poliitilise korruptsiooni oht ja seetõttu me tegelikult ei saa ka neid vastuseid küsimusel. Ja teine asi on need kommentaarid, et kui ikkagi küsitatakse kindlustunnet, mis on natuke emotsionaalne asi, ei ole täpselt mõõdetav selles mõttes nagu reaalsuurus, et siis ei tohi küsitleja anda selliseid suunavaid kommentaare meedias lakkamatult, nagu Peeter Raudsepp tegi. Ta mitte ainult ei rääkinud sellest, kuidas kõik läheb allamäge, vaid ka teadis alati, kes on süüdi ja mis on süüdi, aga see ei langenud kokku mitte kuidagi selliste sõltumatute analüüside ja prognoosidega, ega ka selle kohta, siis, mis meie majandus tegelikult mõjutab. Konjunktuuriinstituut on praegu juhita, endine juht Peeter Raudsepp liitus Isamaaga ja siirdus Tallinna linnapeaks.